Niisiis tahtsin alustada sellest, et see oht kõikide vabadusele ja vabale ühiskonnale ei ole lineaarne. Mulle tundub, et ei ole ühte selget põhjust, raske on otsida või leida süüdlast ja paraku mulle näib, et selle praeguse olukorra tekkel ei ole ka teaduslikus mõttes loogilist seletust. Ja seepärast ei saa olla ühtegi lihtsat vastust ka sellistele küsimustele, et kuidas inimõigusi selles praeguses maailmas kaitsta, kuidas hoida ausat demokraatlikku igaühe vabadust ja vastutust austavat ühiskonda ja mis kõige olulisem, kuidas õppida ajaloost ja vältida ajaloos tehtud vigu. Meie paneelis koos professor Dominique Régnier ja doktor Thilo Sarratsiniga, kes ma usun, et teist enamusele on tuntud, olete nende seisukohti lugenud, et koos nende kahe Euroopas väga tuntud arvamusavaldajaga katsume otsida nendele küsimustele vastust just arvamusvabaduse kontekstis. Korraldajad lubasid ka minul öelda mõned sissejuhatavad mõtted, nii et hea meelega kasutan selle võimaluse ära. Me nimelt kõik alustame kuni 10-minutilise sissejuhatusega, siis on mul palve mõnedele teie hulgast siin saalis vastata küsimusele, minu küsimusele, ja siis läheme juba paneeli aruteluga edasi. Aga niisiis minu sissejuhatavad mõtted. Minu meelest ründab seda praegust liberaalset demokraatiat või seda liberaalset demokraatiat, mille poole oleme püüelnud ja mis võib-olla on olnud ka mingitel aegadel veidi paremas vormis, kuid on täna kõige ohtlikumalt võimu saamisele suunatud populism. Mõnikord võivad seal taga olla tõesti mingid ideaalid, kehtestada mingi teistsugune ühiskonnakorraldus, ent vahel kasutatakse ilmselget populismi, ässitamist, hirmutamist, sildistamist, demagoogiat pelgalt selleks, et saada ise võimule. Kes tahab olla tähtis, kes ametiautot, kuidas keegi. Ja olukord paraku soodustab populismi laevukese peal võimu võtmist. Et esiteks on lihtne ära kasutada religioosseid äärmuslasi. Olgu nad siis kristliku aluspõhjaga, meenutame Breivikut, või veelgi enam islamismi loosungeid hüüdvad teiseusulised. Väga lihtne on selle põhjaga inimesi häälestada suurte gruppide vastu ja selgitada, et tulevik on väga tume. Moodustada vaenlase kuju. Teiseks, ära kasutatakse ka heatahtlikke inimõiguste kaitsjaid, kes omakorda usuvad, et ühiskonda täisealistest, valimisõiguslikest, teovõimelistest inimestest koosnevat ühiskonda on võimalik kasvatada. Et hoiakud saab muuta järsult, vajadusel laupkokkupõrkega, öeldes inimesele lihtsalt, et see, mida sa usud, see, mida sa kardad, see on vale. Mõtle teisiti. Pead tahtma. Kolmandaks kasutatakse ära seda, et tehnoloogia arenguga on kadunud klassikaline ajakirjandus. Või peaaegu kadunud. Mis tähendab, et faktid ja loogika ja kohati ka härrasmehelikkus, viisakus ei ole enam olulised. See, mis müüb ja see, mis loeb, see on emotsioon. Eriti käib see loomulikult sotsiaalmeedia kohta, kus valede, ka kõige jõhkramate inimlikkust ründavate valede levitamine on karistamatu ja ulatuslik. Ja neljandaks, kust mina otsiks ka süüdlasi, ära kasutatakse poliitilise eliidi saamatust tulevikuvisioonide selgitamisel ja tänase korruptsioonipäeva puhul on tarbekas mainida, et ära kasutatakse ka poliitilise ja ärieliidi korrumpeerumist. Nendel neljal alusel on väga lihtne populistlike loosungitega tegelikku tulevikuvisiooni pakkumata haarata võim ja samal ajal ässitada inimesi üles, külvata kurje mõtteid, levitada valet.
Vaat sellest jutust ei peaks nüüd tegema järeldust, et kõiges on süüdi populistlikud võimuiharad inimesed. Esiteks ei ole süü oluline. Mulle alati meeldib pigem küsida, et kuidas edasi. Ja see pinnas, mis on võimu võtmiseks ja rahva äsitamiseks loodud, ei ole nende loodud. Populistid on mingis mõttes kanaarilinnud kaevanduses. Kui me tahame mõtiskleda nii, et kaevanduskäikudes on praegu veel gaasi vähe, et ehk siis on aeg reageerida poliitilisel ja ärieliidil ja meil kõikidel oma hoiakuid muuta, saada paremaks ja igaühe vabadust ja eluõigust austav ühiskond kenasti alles hoida. Halvemal juhul on tegemist nende populistide näol metsasanitaridega, kes nimetatud 4 alust, miks me sellisesse olukorda oleme sattunud, lihtsalt ära karistavad nagu haiged või väetid loomad metsas. Ütlesin siin, et see 4. põhjus ehk siis niinimetatud eliidi saamatus tulevikuvisiooni selgitamisel, inimeste austamisel, et see võib olla üks koht, kus mina otsiks süüdlasi, kui ma muidu süüdlasi ei otsi. Ja ma arvan, et peamine viga on olnud see, et rahvast on alahinnatud. Päris ausalt arvan, et inimeste muresid ega hirme ega tundeid ei tohi mitte kunagi, mitte keegi alavääristada. Minu meelest on aus ja õiglane rääkida asjadest nii, nagu nad on. Täisealiste inimestega, oma rahvaga, otsekoheselt kasutades sõnu nende tavatähenduses. Hunti ei pea susiks nimetama ja olulist ei tohi maha vaikida. Paraku on just selliseid vigu tehtud ja avaliku võimu kohustus rääkida tõtt ja ainult tõtt on jäänud paljudel juhtudel täitmata või on täidetud osaliselt. Ja vaat siis ei tasugi imestada, et riigivõimu usutavus, usaldusväärsus, samamoodi ka niinimetatud valge ehk kvaliteet ajakirjanduse usaldusväärsus on kadunud. Ka teadlasi ei taheta enam uskuda. Ennustatakse järgmist sellist populistlikku rünnakulainet kohtunike, juristide vastu. Kui need inimesed, kes on seatud tegema oma tööd kõikide huvis ja sageli maksumaksja raha eest parimail ja ausaimal moel, on seda usaldust kuritarvitanud või mõned neist ja see laiendatakse kõigile ebaõiglaselt, siis paraku läheb nõnda, et ei usuta enam ei teadlast, ei poliitikut, seda ajakirjanikugi mitte ja liialt paljud hakkavad otsima seda tõtt hoopiski vandenõuteooriatest. Jälle usume, et keegi on reptiil kuskil. Usutakse internetitrollide libauudiseid ja loomulikult loetakse õhinal nende samade võimuiharate, võimule pürgijate blogisid ja muid kanaleid. Mõni sõna ka ülemäärasest poliitkorrektsusest. Usun, et küllap see on olnud kantud õilsatest eesmärkidest. Ja ma olen absoluutselt nõus. Mitte sellepärast, et amet on selline, vaid tegelikult ka. Et mitte kedagi ei tohi tema rahvuse või rassi või maailmavaate või seksuaalse sättumuse alusel taga kiusata, sildistada, talle omistada mingeid omadusi või käitumise tõenäosust lihtsalt sellepärast, et ta kuulub mingisse gruppi või tal on mingi omadus. See on täiesti lubamatu. Igal indiviidil on õigus isiksusena, inimesena toimida ja see grupikuuluvus ei tohi talle mingeid tõkkeid seada. Hinnang tuleb talle anda ikka tema enda tegude pinnalt. Meie väärtusruumis on oluline kaastunne, solidaarsus. Viisakas on pakkuda inimestele, eriti lastele, tuge, et neist saaks nende endi parim versioon. Viisakas on teise inimesi tundeid arvestada. Aga siinkohal tahaks rõhutada, et igaüks peaks endas arendama ka kriitikataluvust ja võimet taluda teistsugust arvamust. Kriitikat ja teistsugust arvamust. Aga mitte miski ei õigusta valet. Ja see vist on nüüd asi, mida ei tohi ütelda, aga ma ütlen siiski. Ülemäärane poliitkorrektsus, ehk siis millegi mahavaikimine, pooltõdede levitamine, mingite sõnade ärakeelamine, mingitele sõnadele hoopis teise tähenduse andmine. Kahjuks on see täpselt samasugune vale, nagu see vale, mida on mõned populistid oma võrgustikes levitanud.
Selle valetamise eesmärk võib olla erinev, aga kallid sõbrad, vale on vale, sõltumata sellest eesmärgist. Küllap sellel esimesel äärmise poliitkorrektsuse juhul tahetakse niisuguse vaimse ja keelelise turvaruumi, kasutan siin meelega safe space terminit pisut laiendatud tähenduses, et sellist rahusadamat luues tahetakse vältida indiviidide hätta sattumist grupikuuluvuse tõttu, vältida nõrgematele haiget tegemist, võib-olla mõned tahaks ka ühiskonda ümber kasvatada ja nagu juba ütlesin, siis liberaalses vabas ühiskonnas elav täiskasvanu hakkab sellisele plaanile täiesti loomupäraselt vastu, ei maksa imestada. Aga teist liiki valega püütakse ässitada inimesi üles ja saada endale võimu. Ja lõpetuseks, möödunud nädala Spiegelis 3. detsember 2016 lehekülg 132 ja järgnev tabab Philippe Ömke minu arvates poliitkorrektsust kritiseerides otse 10. Rääkides poliitkorrektsusest. See, mis pidi viima suurema vabaduseni, on viinud vabaduse vähenemiseni. Nii et mis pidi laiendama inimlikkust, kaastunnet, sallivust, on tugevdanud hoopis vastupidiseid väärtusi, propageerivaid äärmuslasi. Nii et mulle tundub sissejuhatuse kokkuvõtteks, et arvamusvabadus tähendab õigust arvata ja kohustust kannatada välja teise inimese teistsugune arvamus. Seejuures tsiviliseeritult, sest me oleme ju inimesed. Olles ise inimene ja austades ligimest. Praegu adventi ajal on paras kõikidele soovitada hea kodutöö, tehke selgeks, kes oli ligimene Vanas Testamendis ja kes ta oli Jeesuse õpetuse järgi. Nii nagu olete juba aru saanud, siis sarnaselt härra Hodorkovskiga minu nime programmis ei olnud, aga siin ma teil olen. Ja ameti tõttu on minu käes või täpsemini peas kaalud. Teie ees on 2 härrat, kelle seisukohad paljudele nende kodumaal ja võib-olla laiemalt ei meeldi. Ja mis nende meelest, kellele ei meeldi, veel hullem, veel rohkematele meeldivad. Mis tähendab, et need on selged, reljeefsed. Mina katsun need kaalud siin oma käes ja peas paigas hoida, hoolitseda selle eest, et ühelt poolt oleks teil huvitav, et kellelegi ei tehtaks liiga, aga et arvamus nii laval kui saalis oleks vaba. Ja nüüd ongi rõõm anda sõnajärg üle härra Thilo Sarratsinile, kelle raamatu Deutschland schafft sich ab ostsin Münchenist raamatupoest, kui see oli tõusnud Saksamaal bestselleriks, müügiarv oli tohutu. Selle raamatu ilmumisel järgnes 2 asja. Härra Sarratsin lasti töölt lahti Saksa keskpangast ja Angela Merkel mõne aja pärast möönis, et multikulti ist gescheitert. Ehk siis multikulturalismi tee sellisel kujul võib-olla edasi ei vii, mida muide praegu ütlevad ka paljud teised Saksa konservatiivsed poliitikud. Thilo Sarratsin on majandusteadlane, olnud ka Berliini liidumaal meie mõistes rahandusminister, pidanud teisi väga kõrgeid ameteid, kirjutanud hulga raamatuid ja neist Eesti lugejale on kättesaadav see sama, Saksamaa käib maha või alla, aga tänase teemaga vast kõige rohkem seotud on siis selline raamat nagu Der neue Tugendterror über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland, 2 aastat tagasi ilmunud, ehk siis vooruslikkuse terror arvamusvabaduse piiridest Saksamaal. Ja käesoleval aastal ilmus raamat pealkirjaga Wunschdenken, et miks poliitika, soovmõtlemine, miks poliitika nõivõrd sageli ebaõnnestub. Ja jällegi arvamusvabadusest ja muust. Nii et doktor Sarratsin, palun. Ja, vielen Dank. Ja suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. Mis puudutab
sõnavabadust, siis kui olla samal arvamusel teistega, siis hakkab põhimõtteliselt igav ja sõnavabadust ei lähegi siis vaja. Aga kui olla paljudega eriarvamusel, siis kõik raputavad pead ja ütlevad, et seda nüüd küll ei tohi lubada ja siis testitaksegi sõnavabadust. Mina nüüd avaldan siin oma arvamust, olgugi, et ma sellega võib-olla ärritan ühte või teist. Kõigepealt me kipume ära unustama selle, et mis puudutab inimõigusi ja kodanikuõigusi vabadust, siis kogu inimkonna ajaloo vältel ja ka tänapäeval on erinevused olnud väga suured. Õhtumaiste demokraatiate mudel on siinkohal pelgalt üks paljudest. Juba Türgis või Venemaal ei ole isikuvabadused praegu täielikult tagatud võrreldes meie ühiskondadega. Seega arvamusvabadust tuleb pidevalt kaitsta mitte üksnes väliste, vaid ka sisemiste ohtude eest ja seda ikka ja jälle uuesti. Sealjuures ei ole sugugi mitte alati võimalik selgelt eristada väliseid ja sisemisi ohte ja toon selle kohta ühe näite. Siin räägiti eelnevalt palju sisserändajatest, aga seal kohal ei mainitud seda, et sõltuvalt sisserändaja etnilisest taustast, sõltuvalt tema usust ja kultuurilisest päritolust on nad väga erinevad. Üks rühm on kergemini integreeritav kui teine, seda kõike ei mainitud. Mina teatud põhjusel, mis ei ole sugugi seotud tänase päevaga, olen nüüd viimastel nädalatel Koraani kaanest kaaneni läbi lugenud. Ma loomulikult ei oska araabia keelt ja ma lugesin Koraani ühe maineka saksa teadlase tõlkes. See lugemismaterjal ei olnud nauditav, sellepärast et tegemist on tekstiga, kus pole äratuntavat juhtlõnga. Seal tekstis korratakse pidevalt mõnda sõnumit, mille vahel on pikitud mõned piiblist pärit lood. Koraani põhisõnumid on kokkuvõtlikult järgmised. Ma tsiteerin sellepärast, et see on väga oluline minu järgmise sõnavõtu seisukohast. Allah on ainus Jumal, ta on kõikvõimas ja otsustab kõige üle maa peal. Muhamed on tema saadik maa peal, tema kaudu räägib Allah inimestega. Kes ei usu tingimusteta Allahit ja tema prohveti kõiki sõnu, on uskmatu. Uskmatud, kes keelduvad usku pöördumast, põlevad pärast viimset kohtupäeva igavesti põrgutules. Usklikud seevastu lähevad paradiisi aeda, mille orgudes voolavad ojad. Ja seda korrati Koraanis umbes 300 korda. Usklike ülesanne on levitada maailmas prohveti sõnumit ning tappa kõik need uskmatud, kes end sellele ei alluta. Muus osas peab usklik moslem järgima Koraani reegleid toitude, paastumise, naiste ja pärimisõiguse kohta. Moslem peab palvetama 3 korda päevas. Nii palju siis Koraanist. Mis puudutab vabadust, omavastutust või kriitilist isiklikku arvamust, siis kogu selles tekstis mingit juttu ei ole. Seda ei saa ka nõuda tekstilt, mis tekkis 1400 aastat tagasi Araabia kõrbes. Kus siis on probleem? Probleem seisneb selles, et ka kaasaja islamis on väga levinud arvamus, et Koraani teksti ei tule lugeda mitte
ajaloolise tekstina, vaid seda tuleb igas mõttes võtta sõna-sõnalt. See arvamus on moslemite hulgas maailmas järjest levinum. Filosoofe ja teadlasi, moslemeid, kelle arvamus on teistsugune, süüdistatakse usust taganemises ja nad satuvad ohtu. Nii nüüd muutub islamimaailm juba paar aastakümmet järjest radikaalsemaks. Samaaegselt aga kasvab selle rahvastik plahvatuslikult. Ka Euroopa moslemite hulgas on fundamentalistlikud vaated järjest levinumad. Samal ajal on neil tunduvalt rohkem lapsi kui ülejäänud eurooplastel ning Aafrikast ja Aasiast tulevad sisserändajad on peaaegu eranditult moslemid ja nii revivad Euroopas vaated, mis ei ole kooskõlas meie arusaamaga vabadusest, sealhulgas arvamusvabadusest. Ja need vaated ohustavad meie eluviisi pikaajalises perspektiivis. Ma kirjeldasin teile aktuaalset ja järjest kriitilisemaks muutuvat näidet arvamusvabadust vähvardavast välisest ohust. Kui ma räägin sellest nii lühidalt ja selgelt Saksamaal, võib-olla ka Eestis, siis süüdistavad mind väga paljud islamofoobias, ksenofoobias või isegi rassismis. Ja sellega olen ma jõudnud arvamusvabadust ähvardava sisemise ohu juurde. Saksamaal võib nüüdseks juba rääkida noorte moslemite radikaliseerumisest ja islamiterrori ohust. See pole aga alati nii olnud. Tegelikult ei olnud lihtsalt enam võimalik kauem eirata. Aga kui keegi ütleb, et probleem võib olla islamiusus endas, siis ta läheb üle piiri, mida talle tavaliselt andeks ei anta ja teda süüdistatakse moraalituses. Enamus meediakanalitest Saksamaal ja kogu Euroopas ning poliitiliselt korrektne diskursus järgivad seda põhimõtet. Seetõttu vaikiti Saksamaa poliitikas maha suur risk, mis tuleneb sellest, et enamus pagulasi ja ebaseaduslikke sisserändajaid on olnud moslemid. Kui avameelne ühiskondlik arutelu ei ole võimalik, siis kannatavad arusaamine, ennetus ja ohtude tõrjumine. Sisemine oht arvamusvabadusele tuleneb mugavusest, oportunismist, teadmatusest, konfliktipelgusest ning soovist teistele meele järele olla. Ja selles peitub vaba ühiskonna ohustamine pikaajalises perspektiivis. Brittide Brexiti referendum ja Ameerika presidendivalimised näitasid meile, et kodanikud reageerivad seljakeeramisega, kui nad ei tule toime poliitiliselt soovitava arvamuse survega. Täielik arvamusvabadus ei ole võimalik ilma selle laialdase ja ka vastuolulise praktiseerimiseta. Selle kultuurilise saavutusega peab iga vaba ühiskond ikka jälle hakkama saada, kui ta ei soovi iseend ohtu seada. Aitäh! Loodan, et jah, töötabki. Ja nüüd on mul au järgmisena sisse juhatada professor Dominique Vanier, kes on uurinud poliitilist võimu, avalikku arvamust, valimisi, ka avalikkuse proteste, on töötanud Euroopa Komisjoni juures, on tegelenud inimõiguste valdkonnaga Prantsuse välisministeeriumis, ka iseseisvas organisatsioonis nimega Fondation for Political Innovation, on tegelenud palju LGBT küsimustega ja praegusel ajal on Dominique politoloogia professor Pariisi poliitikauuringute instituudis. Palun. Mesdames, messieurs. Mu daamid ja härrad,
kõigepealt tahaksin ma tänada teid südamest selle eest, et te olete korraldanud selle diskussiooni kutse eest. Mul on väga hea meel olla siin teie keskel ja minu jaoks oli väga suur au kuulata Eesti Vabariigi presidenti ja ma imetlesin teda väga ja mul on tõesti väga hea meel teile seda öelda. Mul on väga hea meel osaleda sellel arvamuste vahetusel, mis oma algusest peale tegelikult puudutab kahte teemat. Me räägime väga palju rändest, me väga palju räägime arvamusvabadusest, nii et küsimus on nüüd selles, kuidas neid kahte omavahel ühendada ja kuidas nad koos saaksid võimalikult hästi eksisteerida. Ma tahaksin teile öelda, ja mida ütles ka härra Tiidu Sarrazin, see on minu meelest igati õige, täpne ühes punktis, et meil on väga raske arutada rahulikult neid küsimusi, arutada neid avatud moel, tegemist on keerukate teemadega, millega ei seondu just surmaohtusid, et ei ole vaja liialdada, aga siiski sellega on seotud ka meediasanktsioonid. Ja paradoks on selles, et lõpuks need, kes saavad tõstatada selle probleemi, tõstatada selle mõistlikult, konstruktiivselt, ratsionaalselt, lõpptulemusena nemad jäävad vait. Ja ainukesed, kes millestki räägivad, on populistid. Nii et on tõesti väga tõsine paradoks ja ohtlik paradoks, mis sisaldub selles. Kui me peaksime endale ette kujutama arvamusvabaduse tulevikku meie Euroopas, siis ma tahaksin teile öelda, et kõigepealt ma räägin muidugi mulle ette nähtud aja jooksul, aga pärast on meil arutelu, aga kõigepealt ma tahaksin teile öelda, et ma olen pessimist ja seda objektiivsetel põhjustel. Ma paneksin paika, määratleksin 6 faktorit, mis on võimaldanud selle, et arvamusvabadus on ajaloo kestel Euroopas olemas ja tugevnenud. Ja me oleme näinud nüüd juba esimest väga ulatuslikku rändelainet. See oli Euroopa linnastumine, kui inimesed liikusid maapiirkondadest, liikusid lindadesse ja me peame seda protsessi vaatama ajaloolises perspektiivis ja see õpetab meile väga palju. Meie ühiskonnad muutusid demokraatlikuks, nad muutusid kultuuriliselt homogeenseks ja seda läbi integratsiooniprotsessi nii linnades kui ka tööstuses. Meie ühiskonnad on muutunud suutlikuks üles näidata materiaalset progressi, see on teine tingimus. Et me oleme suutnud kaasata materiaalsesse progressi need inimesed, kes on maapiirkondadest tulnud. Meie ühiskonnad on sekulariseerunud ja pisitasa on igal pool peaaegu ära kadunud või igal pool kehtestunud tõeline arvamusvabadus. 4. faktor, avalik ruum on kohalikust ruumist muutunud riiklikuks ruumiks ja saanud oma õigusliku raamistiku. Arvamusvabadus on saanud riiklikul tasandil oma raamistiku ja 5. faktor, meie ühiskonnad selles protsessis nad olid demograafiliselt noored, nii et nad olid avatud erinevustele. Nad soosisid riskide võtmist ja neid ei häirinud muudatused. Ja viimane faktor ja sel moel korraldatud meie ühiskond oli maailmale eeskujuks ja see oli see, mis tugevdas meil siin Euroopas seda, et tõesti kinnistus arvamusvabadus. Aga praegusel hetkel üksteise järgi need 6 faktorit on kadumas. Me oleme muutumas heterogeensest ühiskonnast
heterogeenseks ühiskonnaks, meil on sisse tulnud poliitiline, kultuuriline ja moraalne relativism. Meie rahvuslikud ühiskonnad integreeruvad üleilmsesse ruumi ja digiareng on selle väga heaks näiteks ja sellel on oma tulemused ja ma tooksin sellest ühe näite. Kui Prantsuse ajaleht Charlie Hebdo trükib ära oma esiküljel prohvet Muhamedi, siis see leht on nähtav igal pool maailmas, sellepärast läbi interneti ja näiteks Pakistanis leitakse, et see ei ole vastuvõetav ja on vaja igal juhul karistada neid inimesi, kes niimoodi on solvanud Muhamed. Nii et meil on olemas selline ülemaailmne ruum, mis ka mõjutavad siseriiklikke reegleid. Nii, kolmas faktor, ühiskonna ilmlikumaks muutumine ja see mõjutab ka poliitilisi valikuid, me rääkisime islamist, aga näiteks Prantsusmaal katoliiklased on järjest tugevnenud, no näiteks nad on väga tugevasti vastu samasooliste abieludele Prantsusmaal. Nii et me oleme näinud seda, kuidas Prantsusmaal on taas pöördutud religiooni juurde. Ja 4. kriteerium, kas me oleme võimelised haldama seda materiaalset progressi, et kuidas toimib integratsioon läbi materiaalse progressi, see on muutunud järjest keerukamaks. Nüüd see 5. kriteerium, me oleme vananevad ühiskonnad. Ja see mõju, mis on seotud meie ühiskondadega, siis sellega seondub ka tugevam risk selle vananemisega. Ja lõpuks see viimane kriteerium, sellest on ka varemat räägitud, aga ütlen ka mina seda, et kultuuriliste mudelite pidevalt vaidlustatakse, sellele tekivad alternatiivsed mudelid, ja see nõrgenemine läbi selle, et meie mudeleid väljaspoolt vaidlustatakse, see kajastub ka meie ühiskondade siseselt, et kui hakatakse vaidlustama neid väärtusi, mis on meile tähtsad väärtused, näiteks populistlikud parteid, kes nõuavad näiteks autoritaarse korra taaskehtestamist. Ja selliseid hääli kuuleme me järjest rohkem Euroopas. Suur tänu teile! Suur tänu, professor Renier. Liiguks nüüd edasi nii, et te võite kumbki üksteise väikese sissejuhatuse ja miks mitte ka minu oma kohta kriitiliselt või siis toetavalt sõna võtta. Ja pärast seda ma palun siia pulti umbes 3 minutiks Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere. Aga niisiis, professor Renier, te kuulasite doktor Sarratsini sõnavõttu ja siis enne ka mõnda minu sissejuhatavat lauset, mis ilmselt nii huvitav ei olnud. Et no, mida te nüüd ütleksite? Olete nõus? S'agissant mis puutub sellesse raskusesse arutada nende küsimuste üle tänapäeva Euroopa riikides ja üle-euroopalisel tasandil, siis ma olen nõus. See on niisugune ja äärmiselt oluline ja selge takistus. Mis aga puutub populistlike parteide edusse, mida te rõhutasite oma sissejuhatuses, olen samuti nõus. Tegemist on nähtusega, mis ei ole ühestki kohast subjektiivne. Seda on võimalik dokumenteerida. Ma ei taha teid sellega väsitada, aga ma ütlen, et see on teema, millega ma olen tegelenud, ma olen tohutult palju arvandmeid, lihtsalt ütlen teile, et ma ei hakka neid kõiki siin kordama. Aga praegusel hetkel selle teemaga hakkasin tegelema 90. aastate lõpul. Praegu jälgin Prantsusmaad, rahvusrinde tõusu,
hakkasin jälgima ka seda, mis toimub Hollandis, Itaalias, Austrias ja nii edasi ja nii edasi. Praegu ei ole ainsatki riiki, kus ei toimuks sellist samasugust või kus ei tõuseks esile samasugune soov lõpetada sellise demokraatiaga, mis on pluralistlik, konkurentsivõimele suunatud, avatud erinevatele arvamustele ja erinevustele. Selline protsess on praegu igal pool toimumas ja mulle väga meeldib see tänane arutelu, et minu arust ei ole siin tegemist, ja siin ei ole tegemist viisakusvormeliga. Mul on väga hea meel siin olla, sest me saame arutada olukorda, me oleme ajalooliselt väga olulises seisus. Kui ei arutata seda, mis toimub, siis ei saa välistada meie süsteemide või demokraatlike süsteemide kokkukukkumist teatava aja jooksul, mis minu arust võib olla suhteliselt lühike, 10 aastat, 20 aastat, ja siis võib meid tabada äärmiselt tõsine poliitiline kriis väga lühikese aja jooksul, kui ei võeta midagi ette, kui kõik kodanikud ja ka riikide valitsused Euroopas ei võta midagi ette. Nii et ma olen nõus proua Madise teie sissejuhatavate märkustega ja ka sellega, mida ütles Tiilo Sarasin. Tuleb lihtsalt rääkida. Ma toon teile lihtsalt ühe näite. Kui lähen liiale, siis palun katkestage mind. Prantslased ei oska nii hästi kella vaadata nagu eestlased, nii et katkestage mind, kui vaja. Ma panin seda juba saabudes tähele, seda erinevust. Lihtsalt üks näide. Ma tegin arvamusuuringu, mis põhines küsitlusel antisemitismi kohta Prantsusmaal. Tegin selle ja mul ei olnud mingeid raskusi. Tahtsin teha teise uuringu, mis puudutaks antisemitismi Prantsuse moslemite juures. See esimene kord, kui niisugust küsitlust üritati teha. See oli siis arvamusuuring. Ja see näitab, et Prantsuse islami kogukonnas on väga tugev antisemitism. Ma avaldasin selle tulemused. Minu seisukohast ei sea see küsimärgi alla moslemeid üleüldiselt. Nii nagu see Prantsusmaa uuring ei sea küsimärgi alla prantslaseid üldiselt või prantsuse katoliiklasi. Aga reaktsioon oli ääretult negatiivne. Seda samastati minu tahtega, et just nagu selle uuringuga me tahaksime stigmatiseerida osa rahvastikust. Ehkki tegelikult oli see lihtsalt reaalsuse peegeldus. Näide ja väga kujukalt esitatud. Doktor Sarratsen. Also, ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Ma arvan, et see on väga hea näide. Ja see on tõesti üks põhitabudest meie moodsates ühiskondades. Ma kirjeldaks seda põhitabu nüüd järgnevalt. Kõik inimesed on võrdsed. Ma olen ka sama meelt. Aga tabu on, et inimesed ei ole mitte ainult võrdsed, vaid et etnilised, kultuurilised, religioossed mõjud inimeste puhul, et neid esiteks ei ole üldse olemas ja teiseks, kui nad olemas on, siis on nad ainult pinnapealsed ja kolmandaks, et igaüks, kes väidab, et etnilised, religioossed, kultuurilised erinevused ühiskonnas tekitavad probleeme, et kui sellist asja väita, siis see on ebamoraalne. Ja seetõttu on see täielik tabu, kui räägitakse erinevustest ühiskonnas. Näiteks ma suudaks endale ette kujutada seda, et kui praegu Eesti ühiskonnas avaldatakse uuring Eesti ja Vene laste kooli õppetulemuste erinemisest, ma ei tea, kas on olemas selline uuring või mitte, siis tuleksid täpselt samasugused arutelud, nagu meie ühiskonnas on. Aga me ei saa sisserände teemaga korralikult toime tulla, kui me ei tegele nende erinevustega. Sest on ju näha, et need erinevused on olemas. Ma elan Berliinis. Berliinis on 300 000 poolakat hinnanguliselt. Me täpselt tegelikult ei tea. Aga ma ei ole veel kunagi kuulnud
midagi, et selle kohta, et oleks olemas spetsiifiline poolakate lõimimise poliitika või et oleks probleeme poolakate lõimimisega ühiskonda. Meil on Berliinis ka 300 000 türklast ja araablast ja nendega seoses räägitakse pidevalt integratsiooni küsimustest. Kust tuleb see erinevus? Erinevus on nende rühmade erinevas käitumises. Seda ei saa neile moraalselt ette heita. Iga ühte mõjutab tema minevik, aga kuni me ei saa sellest rääkida, koguneb ühiskonnas palju pahameelt ja see pahameel siis tuleb ilmsiks vales kohas. Ma tihti käin oma raamatuid ette lugemas ja mulle esitatakse ka küsimusi pärast ja kodanikud küsivad tihtipeale mult seda, et millist parteid me peaksime valima selleks, et saada teistsugust sisserändepoliitikat. Ja mina ütlen, et ma ei vasta sellele küsimusele. Ma saan teile öelda ainult seda, et millist parteid te valima ei peaks, kui te ei taha teistsugust sisserändepoliitikat, ei CDU-d, ei sotsiaaldemokraate, ei vasakpoolseid ega rohelisi. Ja nii tekibki küsimus, et mida kodanik peab teadma, kui tal on tunne, et tal ei ole enam mingit alternatiivi. Siis kaldub ta selle poole, nende poole, kes väidavad, et neil olevat alternatiiv olemas. Need on niinimetatud populistid, kes väidavad, et neil on alternatiiv olemas. Ja nende mõju suureneb seda rohkem, mida rohkem väidavad ülejäänud parteid, et alternatiivi olemas ei ole. See on selline lõks. Huvitav kokkulangevus, et just täna hommikul Eesti Rahvusringhäälingu intervjuudes Mart Nutt, meie tänane üks peakorraldaja, oma intervjuus rääkis umbkaudu seda sama, et selle radikaliseerumise ja kohati tasakaaluka terve inimliku suhtumise kadumises või nõrgenemises ongi üks põhiprobleem või põhjustaja just see, et nendele nii-öelda tavalistele erakondadele ei ole teistsugust alternatiivi, et nendes küsimustes, mis on inimestele kõige olulisemad, just selle sama, kas poliitilise korrektsuse turvil või mingil muul eesmärgil aetakse üsna sarnast juttu ja siis võibki juhtuda, et väga suurt hulka inimesi on võimalik poliitiliselt nii-öelda üles korjata, pakkudes kärarikast ja võib-olla tasakaalustamata ja küllap siis paljude inimeste suhtes ka ebaõiglaselt üldistavat lähenemist. Ja omamoodi on see, millest siin nüüd oleme alguses rääkinud, seotud ka teadusega, sest pole ju mitte millestki midagi mõistlikku arvata, kui ühtegi fakti ei tea, mõisteid ei tunne, keeli ei oska ja neid seostada omavahel samuti ei mõista. Ja seepärast palusin meie Teaduste Akadeemia presidendil Tarmo Soomerel siin teie ees täna rääkida teadustulemuste avaldamise vabadustest. Arvamusuuringute avaldamise vabadusest me juba kuulsime. Suur tänu pärast tänase 3 panelisti ettekande ärakuulamist. Sai mulle päris selgeks, et minu arvamusvabadus on kõige paremini tagatud siis, kui ma olen ohutus kaugusest nendest, kelle kuuldest ma oma arvamust avaldan. Ja mida suurem see kaugus on ajas ja ruumis, seda ekstremistlikumaid arvamusavaldusi on võimalik. Ja see ka toimub. Et on juba otsustatud, et informatsiooni saamine on osa inimõigustest, kui ma Roome ja Kalda case'i õieti mõistan. Arvamus on üks informatsiooni alaliik, sest et ta on mõtestatud signaal, mis levib teiseni ja saab mõtestatud vastuvõttu. Ja kui me küsime, et kas informatsioon on inimõigus, siis me küsime ka seda, et kas internet on inimõigus. Siis me küsime ka seda, et kas tegelikult on inimesel võõrandamatu õigus viibida ka näiteks infomüra väljas. See tähendab teadlikult konstrueeritud valeinfo väljas, nagu hiljuti selgus Facebooki kohta.
see on inimõigus. Ja siis tuleb sisse teadlaste tavaline paradigma. Teadlased oskavad sageli öelda, kui siis. Kui see on inimõigus, siis peaks sellele kindlasti kaasnema, nii nagu on kasvatuse ja hariduse maastikul, samal tasemel ja sama võõrandamatu õigus saada treenitud. Et olla võimeline enda jaoks teavet sorteerima, võrdlema heade tavadega ja tegema põhjendatud otsuseid. Täpselt samuti nagu me peame ääretult oluliseks saada head lastetuba, head haridust ja omada head maneerid. Täpselt samuti nagu me õpetame Ameerikas lapsi varjuma tornaado eest, Jaapanis lapsi jooksma tsunami eest mäkke, on inimestel võõrandamatu õigus saada korralik haridus ka muudes infomaailma aspektides. Kuidas teostada faktikontrolli, kuidas tunda ära petukirju, püramiidskeeme. See ei tähenda mingil juhul tsensuuri. Ja samal ajal tekib sellest üles ka küsimus, et kas me peame inimestele jätma võõrandamatu õiguse soolitada informatsiooni enesetapp või praegu subsideerides informatsioonilist eutanaasiat. Teadus on selles kontekstis võrdlemisi delikaatses situatsioonis. Ja teadlaste arvamusvabadus siin konverentsil on olnud seni peaaegu perfektne, 84% ulatuses panelistidest ja 50% ulatuses moderaatoritest on kas teadlased või väga tugeva akadeemilise pagasiga. Nendel on lisandunud professionaalsed meediainimesed. See on paru hea, sest teaduse kvintessents on tegelikult kaks asja. Uute ja oluliste teadmiste saamine pluss nende kommunikeerimine teistele. Ja sealt tuleneb nüüd üks teadlaste väga oluline moraalne imperatiiv. Nendel ei ole mitte ainult õigus, vaid sageli kohustus olla poliitiliselt ebakorrektsed. Kui nende poolt teadsaadud faktid ei ole poliitiliselt korrektsed, ei ole teadlastel õigust jätta need enda teada, sest definitsiooni järgi pole see teadus. Seda õigust on muidugi raske ette kujutada ja igasuguste piiranguteta enamasti ju see realiseerub nagu enesetsensuuri või enesedistsipliini kaudu. Et on selge, et on lihtsalt mõistlik ja vastutustundlik loobuda näiteks lihtsate retseptide avaldamisest selle kohta, kuidas saaks köögis valmistada massihävitusrelvi. Selle teine pool on muidugi teaduse viimastel sõnadel baseeruvate tehniliste lahenduste varjamine konkurentide eest või patenteerimine, aga see on täiesti enne külg, see on midagi pistmist inimõigustega, igaühel on õigus teenida. Aga probleem hakkab tulema hoopis muus kohas, mida tänased panelistid on kõik rõhutanud. See on teadusmaailma üks väikesi vähkkasvajaid, see on arvamuste varjatatud kallutatus ja selektiivne publitseerimine. Et üldlevinud arvamuse kohaselt väärivad kommunikeerimist ja publitseerimist ennekõike positiivsed teadustulemused. Pythagorase teoreem on tõestatud näiteks. Et matemaatikas, füüsikas, keemias on see selge ja arusaadav. Aga meditsiinis ja sotsiaalteadustes on see saamas tõsiseks probleemiks. Probleem on selles, et sageli me otsime ja näeme struktuure ja mustreid seal, kus tegelikult täiesti juhuslik pilt. Ja hämmastavalt sageli kasutatakse statistikat valesti, seda ma mõistan, ka teadlased on inimesed. Aga jäetakse ka ütlemata mitmes uuringus mustreid pole leitud. Et õnneks on teadus suhteliselt hästi isereguleeruv süsteem ja praegu on mitmetes valdkondades selleks, et üldse saada õigust oma teadustulemusi korralikus aegades avaldada, on kohustuslik oma uuring enne selle alustamist registreerida. Et oleks selge, mitu protsenti uuringutest mustreid ei tuvasta ja mitu protsenti uuringutest siis need tegelikult näeb. Et point on selles, et neil, kes on uuringute subjektid või veel enam kasutajad ja mitte niivõrd majandusliku, kuivõrd poliitiliste otsuste tegijad, ka neil on mingid õigused. Neil on võõrandamatu õigus saada adekvaatset informatsiooni mitte ainult ühe uuringu tulemuste kohta,
vaid kogu suure pildi kohta. Ka selle kohta, mitu uuringud jäid tulemuseta või ei näidanud midagi huvitavat. Palju kordi on öeldud, et see, kes valitseb informatsiooni, valitseb ka maailma. Informatsioonil on hind. See unustati ära Maxwelli teemoni esimestel vaatlustel 60 aastat tagasi. Praegu on selge, informatsioon on kallim kui energia. See on nii termodünaamikas, mikromaailmas, organismide tasemel kui ka ühiskonnas. Arvamuste vabadust peame meie moodsa ühiskonna üheks alustalaks. Ja kui see nõnda on, siis on loogiline inimõiguste kaasdimensioon saada haritud ja treenitud erinevate vabalt levivate arvamuste võrdlemiseks, nende pädevuse ja adekvaatsuse kontrollimiseks. Nii nagu me harjutame ilukirja, nii nagu me harjutame tippimist. See tähendab inimeste võõrandamatut õigust saada haritud elamiseks hüperkommunikatiivses maailmas. Ja tegelikult ei ole sellest mitte midagi uut. Et kui maailm muutub keerutamaks, muutub lihtsalt hariduse paradigma. Aitäh! Aitäh professor Soomerele. Ja tõesti muutub vaba ühiskonna pidamine ja mõistlik mõttevahetus päris võimatuks, kui solvutakse faktide peale. Või kui leitakse, et ühe või teise fakti või faktide alusel loogiliselt tuletatud järelduse avaldamine kedagi solvab ja seetõttu tuleb sellest loobuda. Ja seepärast tahakski järgmisena küsida nii professor Renielt kui doktor Sarratsinilt, aga pärast väikest vahelepõiget kirjanik Peeter Helme juurde, et võib-olla on üheks põhjuseks, miks meil arvamusvabadusega lood mõnes mõttes kehvemaks lähevad. See, et inimesed on jällegi küllap head tahtes õpetatud väga lihtsasti solvuma, isegi faktide peale. Meenub, kui läksin 22 aastat tagasi Saksamaale ühte omavalitsusasutusse praktikale, siis kuulsin kogemata pealt, kuidas minu osakonna juhataja rääkis teistele kaastöötajatele. Et vaadake, et Frau Madise töötab siin nüüd meie juures 2 kuud. Ärge oma blondi nalju tehke. Ja mina mõtlesin, mul heledad juuksed, täitsa fakt. Ja ta seletas neile, et ta on cum laude ja et pole nii hull, nagu te... Ja siis ma mõtlesin, et kui keegi oleks ka mõne blondi nalja teinud, no mis mul sellest? Ja nüüd lugesin sellest samast Spiegelist, millele viitasin, kardetavasti võib see tõsigi olla, et mõnes Ameerika tippülikooliks peetavas ülikoolis nõuavad tudengid oma hinge traumeerimise vältimiseks näiteks seda, et enne Antigone lugemist, ma küll ei saa täpselt aru, miks seda alles ülikoolis loetakse, aga olgu siis pääle, et enne seda peaks olema hoiatus, et seal on suitsiidseid stseene. Või siis, et kui inimene loeb Suurt Gatsbyt, siis peaks olema peal sildike, et kes tunneb ennast misoküünsetest hoiakutest haavatuna, ärge lugege. Et võite vajada safe space'i, kus kõlab New Age muusika, silitatakse kaisuloomi ja tehakse üksteisele massaaži. See on ülikool. Peeter, sina oled kirjanik. Tähendab, kui jätta kõrvale grotesksed näited sellest, kuidas lasteraamatuid on ümber kirjutatud või seda on tahetud teha, siis tegelikult kirjanduse probleem või ma ei teagi, kas see on probleem, kirjanduse eripära seisneb selles, et kui me jätame kõrvale mõningate ühiskondade teadliku eel- või järeltsensuuri, siis tsensuur algab ju autorist. Ja sellepärast on sageli hästi, võiks öelda nagu raske öelda, kas mõnda raamatut keegi on tsenseerinud. Kas tänapäeva autorid tsenseerivad ennast äkki rohkem, kui seda tegid võib-olla autorid 20 aastat tagasi või võib-olla 2 aastat tagasi enne rändekriisi algust. Raske öelda. Aga üks selline naljakas näide on mul võtta küll Eesti kirjandusest. Ma ei tea, kuhu see lugu praeguseks arenenud on, aga kui Taani kirjastajatele pakuti Andrei Ivanovi, Eestis elava vene keeles kirjutava kirjaniku teoseid, ja neid väga kiideti ja esimese hooga taanlased vaatasid katkendite põhjal, et tõesti väga äge. Autor kirjutab välismaalase perspektiivist Taani ühiskonnast
täpsemalt Taani pagulastest, Taanis elavatest pagulastest, kes ootavad seda, kas neile antakse asüüliõigus või mitte. Siis, kui taanlased olid raamatut edasi lugenud, siis nad ehmatasid ära, ütlesid, et ei, praegu kujunenud atmosfääris me ei saa seda välja anda. Sest et Ivanov kirjutab 90-ndatest küll, aga kirjeldab seda, kuidas need pagulased parasiteerivad Taani riigi kulul, tegelevad ebaõnnestunult ja nürimeelselt organiseeritud kuritegevusega, tõmbavad narkootikume ja mõtlevad ainult seda, kuidas nad saaksid rohkem Taani riiki kottida või kuskilt midagi varastada. Ja taanlased ehmatasid selle peale ära ja see ei ole, ma ei räägi seda mitte sellepärast, et kuidagi taanlased mingi erinäide oleks, aga ma arvan, see on selline tänapäeva reaalsus, mis on kujunemas küll, et muututakse väga ettevaatlikuks ja unustatakse ära ikkagi see selline lihtne, aga ilus ja suur tõde, et ega kirjandus ei ole kunagi üks-ühele elureaalsus ja kirjandus peabki elureaalsust peegeldama, tegema seda mingis kõverpeeglis, võib-olla isegi lausvalesid rääkides selleks, et jutustada midagi, mis on mingil sügavamal tasandil tõde. Suur aitäh! Ja jällegi hea lähtepunkt minna edasi. Dr. Sarratsin juba tükk aega soovib sõna ja siin tahaks veel kord öelda, et tegelikult igaüks minu arvates peab suutma toime tulla teistsuguse arvamusega, sellega, et keegi pole temaga nõus. Võib-olla ka sellega, et keegi on ebaviisakas ja et võib-olla mõni kunstiteos intrigeerib. Ja sellepärast väga tahtsin, et ka kirjanik, üks meie loomeinimestest, selle välja tooks, et nii nagu on ohtlik, kui ei saa teadustulemusi avaldada, nii nagu on ohtlik, kui ei saa pidada poliitilist debatti ühiskonnas ausalt, pidades meie ühiskonna liikmeid headeks inimesteks, tarkadeks inimesteks, kellele tuleb rääkida tõtt. Et niisama ohtlik on see, kui kunstnikud ennast sätivad raamidesse. Aga doktor Sarrats. Kõigepealt ma arvan, et Teaduste Akadeemia president juhtis väga hästi tähelepanu faktide küsimusele. Teadlane peab tõesti tundma huvi erinevate faktide vastu, nii nagu teie huvitusite sellest, kuidas on olukord moslemite ja juudi vastasusega. Aga ühiskond peab sealjuures olema võimeline ka selliseid fakte töötlema. Räägin teile oma tööelust. Saksamaal on statistika sündide kohta, seal kajastatakse mehed, naised, omavalitsused, liidumaad, aga ei ole statistikat, mis põhineks etnilisel päritolul ja sellel, mis usku keegi on. Seega ei ole statistikat selle kohta, kui palju moslemeid meil iga aasta sünnib. Saksamaa föderatiivne statistikaamet sellist statistikat ei kogu. Ma olen üritanud oma liidumaal Berliinis välja selgitada, kui palju meil on moslemitest õpilasi. Seda saab teha näiteks nimede järgi. Kõigepealt mulle öeldi, et Berliini liidumaal sellist statistikat ei koguta. Meil on siis 300 000 moslemit, 3 miljonit elanikku. Ma tean, et osades linnaosades on juba 80% õpilastest moslemid ja ma arvan, et kogu Berliini osas on see arv 20–30%, aga ametlikku statistikat siinkohal ei ole. Samuti ei ole teada, kuivõrd kriminaalsed on erinevad etnilise päritoluga inimesed. Kui ma olin Berliinis rahandusminister, siis ma teadsin, et umbes 80% noorsoovanglates olevatest noormeestest olid türklased või araabia päritolu noormehed. Seega päris paljudes valdkondades on olukord selline, et riigi aparaat üritab oma süsteemi
kaudu kanda hoolt selle eest, et sellised faktid, mis ei sobi kokku poliitilise peavooluga, üldsegi ei saa statistiliselt kogutud. Nii et ei usaldata sellist statistikat ja tahaksin rääkida nüüd ka haridusest, mida siin on ka mitmeid kordi mainitud. Ühesõnaga, päris palju sõltub siin usaldusest, kui vastutav poliitik midagi ütleb, siis on küsimus selles, kas ma usaldan seda, kui midagi ilmub ajakirjanduses, siis on ka küsimus selles, kas seda usaldatakse. Kui see usaldus kaob ära, kui see on õõnestatud, siis on väga raske uuesti seda üles ehitada ja seetõttu populistlike parteide esilekerkimine on minu silmis usalduskriis, mille põhjuseks on see, et järjest enam inimesi sai aru, et nad ei saa neid fakte usaldada, mida neile igapäevaselt serveeritakse. Lisada, usuvabaduse põhimõte nii Eestis kui Saksamaal tõenäoliselt piirab, kui mitte lausa ei keela kellegi usutunnistuse üle arvepidamise. Aga teise poolega olen ses mõttes nõus, et rahvast ei tohiks alahinnata. Et tegelikult ka siis, kui uusimmigrandid osutuvad sagedamini kurjategijaks või korrarikkujaks, ei saa seda teaduslikult automaatselt seostada nende rahvuse, päritolu või muuga, vaid sinna kõrvale tuleb võtta sotsiaalne keskkond ja see on üldine probleem sõltumata sisserändajate usust, et neil võib olla keerulisem juhul, kui nende hariduslikud võimalused, eriti kui nende kultuuritaust ei ole sarnane. Aga professor Nier, soovite lisada? Oui, vous avez... Jah, teil on õigus. Et muidugi, mis puudutab kriminaalsust ja kuritegevust, siis sellel on oma sotsiaalne külg ja tihti on kurjategijad pärit vaestest oludest ja praegusel hetkel väga paljudes Euroopa riikides vaesed ühiskonnakihid, et seal ongi põhiliselt sisserändajad. Et muidugi peaks detailsemalt seda analüüsima, aga mis te praegu ütlesite, on väga tähtis. Sellepärast, et meil on raske statistiliselt eristada, sellepärast, et meil ei ole statistilisi andmeid. See tähendab seda, et see tõsiasi, et me ei ole piisavalt informeeritud, jätab ruumi fantaasiale, eksimustele, halvasti mõistmisele, aga mitte midagi tõele. Nii et me ei saa teada või otsustada, kuidas vastata, kuidas tegutseda, millist poliitikat edasi arendada. Ja kui me nüüd räägime rahvast, ma ei tea, mida see täpselt kujutab sotsioloogilisest seisukohast, aga kui me räägime rahvast, siis meile tundub, et intellektuaalne eliit, ülikoolid, inimesed, eksperdid, et nad varjavad meie eest tõde. Nad ei taha, nad varjavad meie eest tõd, sellepärast, et tõesti tõde on ebameeldiv. Ja poliitikud, kes teavad, milline on tõde, ei soovi sellest rääkida oma valijatele. Nii et see varjatud tõde on toiduks sellele, et kritiseeritakse eliiti, kritiseeritakse teadmisi, pädevust. Te olete ekspert, aga te ei räägi meile tõde, järelikult teid ei ole millekski vaja, te olete takistus meie teel tõe poole. Nii et, ja see on tugevasti toiduks populismile. Ja see on täiesti selge, nii et see on üks väga tähtis aspekt. Aga ma tahaksin rõhutada ühte punkti. Selles maailmas, mida me kirjeldame, maailmas, kus me elame, on oma roll ka internetil ja internetil üldises plaanis ja te olete väga hästi kursis sellega. Ja internetil on väga palju positiivseid aspekte, ja viimased 20 aastat on internet suurendanud arvamusvabadust
järjest rohkem on erinevaid arvamusi, mis liiguvad. Internet annab meile juurdepääs väga palju suuremal hulgal inimestel on juurdepääs internetile, kes saavad ennast väljendada, rääkida seal, jagada inimestega filme, osaleda foorumites. Mitte kunagi inimesed ei ole niimoodi omavahel rääkida saanud. Nii et see on tõesti paradoksaalne. Aga samal ajal see internet kui nähtus, me avastame praegu ju kõik koos seda, et sellel internetil on kalduvus meid suletumaks muuta, sulgeda meid kõigi oma veendumuste mulli. Ja kui te vaatate Facebookis, Twitteris, sotsiaalvõrgustikes, kui te toimetate seal, siis täpselt nii nagu mina, te suhtlete seal inimestega, jah, kes mõtlevad nii nagu teie. Ja siis need inimesed arutavad teiega teemasid, aga need inimesed, kes ei ole teiega ühte meelt, nemad jätavad teid välja. Kustutavad teid oma sõprade nimekirjast. Nii, ma kohe lõpetan, ma ei räägi liiga pikalt, aga selle teema osas on meie ühiskondades, pluralistlikes ühiskondades selline kalduvus, et me sulgeme ennast oma veendumuste mulli ja tulenevalt sellelt, isegi kui me oleme noored ja ühendatud teistega, ei tähenda see seda, et me oleksime avatumad teiste ideedele ja teiste arvamustele. See ei ole, need ei ole otseselt omavahel seotud, vaatamata sellele, et järjest rohkem inimesi on ühisesse ruumi ühendatud. Siit kohe edasi minnes on korduvalt soovitatud ja ma ise julgen seda soovitust jagada, et mitte sellesse samameelsete gruppi sulguda, kindlasti mitte selles grupis levivat arvamust pidada kogu rahva arvamuseks. Nii kaugel me veel ei ole ja nii kaugele me loodetavasti ei jõua, et ühiskonnas oleks mis tahes olulises asjas üks ainus arvamus ja sellega tuleb osata elada. Ja päris mitmetel inimestel ka siin Eestis on kogemus, et kui hakkad kellegi vaidlema, ka sellise inimesega, kes sind on rünnanud, näiteks sellepärast, et sa kaitsed seksuaalvähemuste õigusi. Ta on võib-olla rünnanud väga julmalt, isiklikult, võib-olla isegi ähvardanud. Ja nüüd sa hakkad selle inimesega suhtlema, siis saab tõeks see, mida akadeemik Soomere mainis, et sellisest turvalisest kaugusest on hea teisele tuld ja tõrva kaela manada, teda igal viisil solvata, aga niipea, kui sa hakkad temaga rääkima, tuleb välja, et tal ongi mingi isiklik mure, temaga ei olegi räägitud. Ja sellepärast on üks asi, mida me saame kõik minu arvates teha. Et püüda lahkesti rääkida, arutada ka nendega, kes ei ole meiega sama meelt. Võib-olla jäävadki teist meelt. Aga mis siis? Ja ikkagi nii doktor Sarratsin kui professor Reinier tõid välja selle sama, et millegipärast avalik võim kardab mõnest asjast rääkida nii, nagu ta on või mingeid andmeid avaldada, sest eeldatakse, et rahvas ei suuda saada aru, hakkab sildistama, paneb mõned inimesed näiteks usulise kuuluvuse või mis tahes grupikuuluvuse tõttu teistest halvemasse seisu, mida ei tohi juhtuda. Ja seetõttu on avalik võim pea kõikides Euroopa riikides, nii palju kui ma tean, jätnud oma kohustuse austada rahvast ja rääkida tõtt ja ainult tõtt, alati, mõnikord täitmata. Ja siit on minu järgmine küsimus, et kas teie hinnangul on võimalik riigil, teadlastel, ajakirjandusel saada tagasi seda positsiooni, et neid on võimalik uskuda. Alati peab jääma kriitikat pimesi uskuma ei mõtle. Aga et kas on väljapääsu olukorrast, kus liialt paljud inimesed eeldavad, et kõik, mida riik ütleb, on niikuinii vale. Sest ma tean, et enamus, mida öeldakse, on tegelikult õige, aga piisab natukesest valest olulises valdkonnas, kahtlus poeb hinge, kui kiiresti vahele ei suuda minna, ei usaldata lõpuks tõenäoliselt sageli midagi. Aga ühesõnaga, kas on retsepti, et mida peaks riigivõim tegema selles olukorras, et ühelt poolt hoida inimõigused kaitstud,
hoida iga indiviidi väärikust, õigust maailmavaatele, õigust usule, usuvabadust, arvamusvabadust. Kas praegu on teil mingit retsepti riigivõimudele, teie oma maal, võib-olla ka Eestis? Also, ich habe ja selbst mul on endal mõningane poliitiline kogemus ja ma olin sellega üsna edukas, et seal, kus ma tahtsin avalikkuse arvamust mõjutada, ma alati tõin kõigepealt välja faktid, ilma nendele faktidele hinnangut andmata ja siis mingil hetkel läheb niimoodi, et meediakanalid või avalikkus või osa nendest ka muutub avatuks faktide suhtes, aga minu kolleegide hulgas oli küll niimoodi, et inimesi, kes ei tahtnud üldse tematiseerida fakte, mis olid nende jaoks ebameeldivad, see oli minu meelest vale strateegia. Ja sellele probleemile ei ole mingit ühte lahendust, sest iga poliitikut tajutakse ikkagi oma partei esindajana ja kuna ta on partei esindaja, kuna ta on valimiskampaaniat teinud, on tema usaldusväärsus alati piiratud, nii et oma usaldusväärsust on võimalik suurendada ainult nii, kui õnnestub vahendada seda tunnet, et fakte ei salata maha ja et ka suured meediakanalid võimaldavad ka vastuoluliste faktide käsitlemist. Ma küsin, et miks ma üldse loen veel ajalehti, kui ma kõik saan internetist teada. Ja minu jaoks on põhjus selles, et heade faktide puhul ma leian heade ajalehtede puhul ma leian selliseid fakte ja arvamusi, mida ma muidu ei leiaks. Ja siis muidugi tekib teatav hõõrumine ja nende hõõrumiste kohtadel toimub progress ja edasiminek. Aga nagu ma juba ütlesin, see üldine usalduse kaotus, et meediakanalid ei usaldata, poliitikuid ei usaldata, see loomulikult on tõesti ohuks. Je réponds, je commence par vous. Vastuseks mainiksin kõnet, mille pidas üks poliitik, kes on mulle väga oluline poliitik ajaloolises mõttes. See kõne peeti 1969. aastal, nii et kaua aega tagasi, 69. aasta aprillis. Selle kõne pidas Briti parlamendisaadik, konservatiivide partei liige, inimene, kes on läinud ajalukku, ma ei tea, kas te olete tema nime kuulnud, tema nimi oli Enoch Powell. Enoch Powell oli siis konservatiivide esindaja parlamendis. Ja pidas siis sellise olulise kõne ja selles kõnes ta tugines Briti statistikale, teatades, et Ühendkuningriigis ja ka Euroopas on ees tõsine probleem, kui kohe ei tegelda multikultuursuse ja lõimimise küsimusega demokraatlikus mudelis. Samal päeval levis BBC-s, seda kommenteerisid isegi Beatlesid, kes tegid temast laulu Dirty Powell. Nii et ta sai tuntuks niisuguse nime all. Ja öeldi, et kui tahab, siis mingu minema riigist, eks ole. Sellest tekkis selline tõeline laviin ja hiljem mitte keegi ei ole julgenud seda küsimust esitada. Ääretult huvitav punkt. Euroopa riigis oli võimalik rahulikult, täiesti teadlikult esitada küsimus. Ja seoses sellega nüüd ma tuleksin tagasi selle juurde, mida tegi Enoch Powell, eks ole see olukord. Milline võiks olla lahendus? Selline jõuline ja julgustav lahendus oleks pluralismi ja vabaduste kaitsmine kodanikuühiskonnas
ülikoolides, mittetulundusühingutes, ajakirjanike poolt, ma juhatan ka väikest mittetulundusühingut, me tegime selle uuringu, mida ma mainisin antisemitismi kohta Prantsusmaal üldiselt ja siis ka antisemitismist Prantsuse moslemite juures. Praeguseks olen ma kutsunud oma tööde juurde ka Prantsuse moslemite esindajad, et mõista, kuidas see antisemitism püsib, kuidas on võimalik selle vastu võidelda, kuidas seda mõista. Nii et nüüd on selline võimalus, ma saan neid kaasata sisserändajate päritolu eksperte uurimismeeskondadesse. Ja mingis mõttes sundida avalikku ruumi tunnistama selliste uuringute tulemusi. Neid uuringuid teevad ju teadlased, mõnikord ka ainult mittetulundusühingud, kui ülikoolid ei ole sellest huvitatud, aga mina näiteks ma tõesti ei oleks saanud oma uuringut läbi viia, kui ma ei oleks kaasanud mittetulundusühingut, sest mitte ükski Prantsuse ülikool ei oleks sellega nõus olnud. Nii et siis ma kasutasin mittetulundusühingu abi, uuring toimus ja ma arvan, et nüüd on meil võimalus jätkata uuringutega ja võib-olla kaasata juba ka ülikoole. Nii et siin on vaja, et kodanikuühiskond ka astuks need esimesed sammud. Ja see aitab kohustada siis riigivõimu võtta arvesse, millised on need sellised nii-öelda valgustatud või progressimeelsed lahendused. Ja ma lõpetaksin öeldes, seda ei ole muidugi väga meeldiv kuulda, et Euroopa sündivus on 1,6 keskmiselt. Ma räägin Euroopa Liidust siin. 2015 esmakordselt suri rohkem inimesi kui sündis. Nii et Euroopas on nüüdsest iive negatiivne, see ei muutu demograafilistel põhjustel. Sest sünnib aina vähem naisi ja nende naiste viljakus nii-öelda peaks siis olema väga kõrge, et seda tasa teha. Mis küsimus siis tekib? Tekib küsimus, et Euroopas on kahtlemata sotsiaalsed õigused kahanemas, sest me peame ühiskonda kohandama sellise kahaneva demograafiaga. See toob kaasa populistlike parteide esile tõusu ja samas oleme me olukorras, kus meil ei oleks vaja mitte vähem sisserändajaid, vaid rohkem, aina rohkem. Nii et kui me võtame nüüd need kaks elementi, siis võib öelda, et lühemas plaanis tõuseb esile väga tõsiseid liikumisi, mis võivad destabiliseerida Euroopa demokraatiat. Selleks oleks vaja kokku tulla, nii nagu meie siin, teostada uuringuid, pidada läbirääkimisi, arutada ka valitsuste vahel, nii riigi kui ka Euroopa tasandil. Aitäh! Meil on siin kuulajate seas täna minu endine hea kolleeg, Rootsi ombudsman Elisabeth Fura, kes oli pikka aega ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. Ja ma tahaksin küsida Elisabethilt, kolleegilt õigusteadlaselt, kes on palju sellega varem kokku puutunud ja tegeleb nende teemadega ju tänagi, on suurepäraselt kursis nii teooria kui praktikaga. Kuidas teie selgitaksite usuvabaduse, arvamusvabaduse, õiguse olla võrdselt koheldud ja paljude teiste õiguste mõistliku tasakaalu? Et palun sinna Elisabethile mikrofon siis ka. Thank you, Ille, for giving me... Suur tänu, et andsite mulle sõna. Mina ei ole nüüd üks nendest, kellel oleks väga tugev akadeemiline taust, aga mul on siin erialaseid kogemusi, olles olnud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. Ma olin kohtunik, kes valiti Rootsist ja ma olen töötanud ka siis kolleegina, olin ka ombudsman. Ja mina leian, et minu kogemuste põhjal
mõeldes siis Strasbourgi kohtu peale, siis me näeme väga palju pretsedendiõigust artikkel 6 kohta, kus me räägime sõnavabadusest ja ma ei hakka nüüd selle teemalist loengut pidama, sest ma tean, et väga paljud teist on juba vägagi teadlikud sellest valdkonnast, kuid ma usun, et tegelikult selleks põhiliseks, peamiseks põhimõteteks nendes olulistes kohtuotsustes on seotud, see on kõik seotud sellega, et kõigepealt sõnavabadus ei ole piiramatu, siin on ka piirangud olemas, aga need piirangud peavad olema proportsionaalsed. Ning lisaks, mis on veelgi olulisem, on see, et me peaksime meeles pidama seda, et sõnavabadus peab olema eelkõige mõeldud selleks, et oma arvamusi avaldatud, sellepärast, et peab ju toimuma dialoog. Keegi kasutas sõna hõõrumine ja see on hästi oluline, sellepärast kui hõõrumist ei ole, kui dialoog ei ole, siis ei ole ka mingit edasiminekut, progressi ei toimu. Ja ma arvan, et see oli väga kena ka kuulda pärast neid huvitavaid ettekandeid seda, et on ka võimalusi, kuidas asjaga edasi liikuda, lahendused on olemas, me kipume nägema väga palju probleeme ja minu oma kodumaal Rootsil väga pikka aega oli ka arutelu, mis toimus sildi all, et arvamuste koridor ja sa tohtisid väljendada ainult teatuid arvamusi, aga teised arvamused või isegi faktid ei olnud lubatud. Ja ka praegu ma leian ka seda, et kasutatakse sellist sõna nagu fakti resistentsus, nii kui mõtleme selle sõna peale, siis on hirmu äratav. Ning ma seega arvan, et see on väga oluline, et selline diskussioon siin toimub ja ma julgustaksin teid sellega ka jätkama. Ma tahaksin lõpetada ühe looga. Paljud teist, ma loodan, on lugenud Astrid Lindgreni raamatuid. Üks nendest on siis Pipi Pikksukk. Ja mina ise olin tema suur austaja, sest tegemist oli tüdrukuga, kes oli väga tugev, ta suutis ka oma hobuse maast üles tõsta. Aga nüüd hiljuti mitmed raamatukogud Rootsis on mõelnud selle peale, et see raamat eemaldada kogudest. Ja miks? Sellepärast, et tema isa on neeger kuningas ja see ei ole poliitiliselt korrektne. Ja samal põhjusel need raamatukogud on ka loobunud Tantanist, Tantani raamatutest, kus kirjutatakse Tantani seiklustest Aafrikas, aga igal juhul teie jätkake oma head tööd. Suur tänu! Suur tänu, Elisabeth, see oli minu meelest väga väärtuslik ja peaaegu et kokkuvõtteks sobiv sissevaade neisse küsimustesse. Ja siin vaid kommentaariks selle kultuurilise konteksti erinevuse kohta. Et näiteks siin Eestis me kõik, kes me lugesime Pipi Pikksukka, vähemalt kõik need lapsed, keda mina teadsin ja kellega sellest juttu oli, mõtlesime just, et see on nii kihvt, see n-tähega tumedanahalist isikut tähistav sõna, et meie jaoks oli see midagi võluvat, eksootilist, tahaks ise ka olla. Ja nüüd ei tohi seda sõna öelda. Ja me jõuame ikkagi sinnamaale välja, et võib-olla see põhiline lahendus ja pääsetee meie kõikide jaoks on see, et ühelt poolt katsuda jõuda sinnani, et iga ühiskonnaliige kannab oma hinge eest hoolt. Oskab arvestada teise inimesega, näha temas ligimest, ükskõik mis on tema nahavärv või mis tema usutunnistus on või mida tema arvab või millest tema poliitikas usub või lugu peab. Ja teiselt poolt, et kõik need, kes on valitud või seatud erinevatele positsioonidele, et need võtavad oma pühaks kohuseks ilusasti ja mitmekülgselt ja asju varjamata hakata asju seletama. Et tõenäoliselt see saksakeelne sõna on imeline Totschweigen, surnuks vaikimine, olematuks vaikimine. Et tõenäoliselt see annab soovitule kindlasti vastupidise efekti. See tegelikult võimendab kõike seda, mis on ära keelatud, sest tänapäeva ühiskonnas niisugust poliitkorrektsust jõuga kehtestada ei ole võimalik.
See tuleb väga kiiresti välja ja tõenäoliselt ei tule siis välja mitte see, mis on see tõde või fakt või loogiline seos, vaid tegelikult see annab tulemuse, mis nagu pendel, mis on ühte serva viidud, lendab sinna teise serva. Ja siis me saame just selle, mida me tahtsime vältida. Aga nüüd, kallid panelistid, teile kummalegi 1 minut, kui te tahate seda kasutada. Je vais utiliser une partie. Ma kasutaksin ära osakese sellest minutist, mis mulle on jäetud tänamaks südamest tõlkijat, kes on suurepärase töö teinud või tõlke, kes suur tänu tõlkidele, kes ma sooviksin, me aplodeeriksime tõlkidele kõik koos, kui te nõus olete. Et simplement... Ja tahaksin öelda sisulisest küljest, nüüd ma tõesti paari sekundiga ütleksin ma poliitilise seisukoha välja, aga praegusel ajal, ajaloolisel ajal mina arvan, ja muidugi te ei pruugi sellega nõus olla, aga ma arvan, et üks lahendustest on tugevdada Euroopa Liitu kui täiendavat avalikku võimu, kes aitaks meil üle saada nendest probleemidest ja vastata nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. Aga samas on ka need populistlikud parteid, kes kõik oma riikides üritavad Euroopa Liitu lammutada, muuta raskeks koostöö rahvaste vahel, kes üritavad tagasikäigu anda kõigele sellele, mis me siiani oleme ära teinud. Nii et lähiaastate jooksul näeme me ilmselt võidujooksu populistidega, kes soovivad Euroopat lammutada ja me peame toetama valitsejaid ja valitsusi, kes mõtlevad selle peale, kuidas tugevdada koostööd Euroopa rahvaste vahel. Selleks, et meil oleks võimalus vastu seista nendele tähtsatele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. Nii et võidujooks negatiivse positiivse jõu vahel. Ja, erstmal... Niisiis, kõigepealt suur tänu tõlkidele, ma sain kõigest suurepäraselt aru, suur tänu. Teiseks, Euroopa Liidust. Armas professor Rene, kui nüüd vaadata Saksamaa-Prantsusmaa suhteid, siis me keerleme ümber teatava väärarusama. Me räägime Euroopast, aga me mõtleme erinevaid asju. See tuleb eriti hästi välja eurokriisis. Meil sakslastel on see arusaam, et prantslased peaksid palun väga tegema sellist poliitikat nagu sakslased, siis oleks neil üleüldse kõik paremini ja meil ei oleks eurokriisi. Ja prantslased on arvamusel, et meie sakslasena peaksime kandma rohkem raha Euroopa Liidu eelarvesse ja siis oleksid ka kõik probleemid lahendatud. Need erinevused eksisteerivad, ma võtsin need lühidalt kokku ja nii kaua, kuni me ühises tees kokku ei lepi, siis me mõistame Euroopa all midagi erinevat ja see ongi siin probleemiks. Küsida, et andke käega märku, kellel tekkis küsimusi, uusi arvamusi ja mõtteid. Väga hea, järelikult kohvipaus.